Pärast Karl Suure surma muutus Euroopa rahutuks. Välisvallutajad tungisid sisse, kuningate võim nõrgenes ja inimesed otsisid kaitset sealt, kus seda veel leidus. Karolingide kuningriigid ei suutnud ootamatutele rünnakutele vastu panna. Kuna kuninga vägi jõudis kohale liiga hilja, koondusid inimesed pigem kohalike aadlike ja piiskoppide ümber. Nii killustus Euroopa väikesteks territooriumiteks ja kuningavõim kaotas tähtsuse. Viikingid rüüstasid kloostreid ja linnu. Saratseenid ründasid Lõuna-Euroopat. Ungarlased tungisid ratsaväega Kesk-Euroopasse. Inimesed põgenesid, kaitsjad vaikisid hirmust. Pole ühtegi paika, mida oleks säästetud. Paljud vabad inimesed andsid end tugevamate kaitse alla. Nad lubasid teenida isandat elu lõpuni, vastu said kaitset ja ülalpidamist. Pärast Karl III paksu surma ei suutnud aadlikud uut kuningat valida. Keegi polnud piisavalt tugev, et teised talle alluksid. Tekkisid lakkamatud sõjad. Ida-Frangi riigis tõusis Ottoonide dünastia. Otto I sai keisrikrooni ja rajas Saksa-Rooma keisririigi. Lääne-Frangi riigis valiti kuningaks Hugues Capet, kes pani aluse Prantsuse kuningriigile. 9.–10. sajand oli Euroopa jaoks raske aeg. Kuid just siis kujunesid välja riigid, mis kestavad tänaseni. Mineviku mõistmine aitab meil näha, kuidas võim, kaitse ja koostöö on ajaloos alati seotud olnud.